Tere, hea Delfi erisaate kuulaja. Täna öösel ründas Iisrael Iraani. Sealse valitsuse sõnul on tegemist ennetava rünnakuga Iraani pihta. Sihtmärkideks olid tuumarajatised ja Iraani sõjajõudude liidrid. Surma saanute seas on ka Iraani revolutsioonilise kaardiväeülem Hossein Salami. Arutame neid tähtsaid ja kogu Lähis-Ida regiooni ja globaalset julgeolekut mõjutavaid sündmusi Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teaduri ja ajakirja Diplomaatia peatoimetaja Merili Arjakasega, tere! Tervist! Ning Delfi ja Eesti Päevalehe arvamustoimetuse juhataja Erik Mooraga, tere! Tervist! Erik, mis juhtus ja kuidas on see võrreldav varasemate relvalöökidega Iisraeli ja Iraani vahel? Juhtus see, et Iisrael alustas ikkagi väga suurt ja põhimõttelist sõjalist rünnakut Iraani vastu, kuigi selliseid lööke, kättemaksuaktsioone ja niisuguseid asju on teinud Iisrael sellise piiratud mandaadiga või mahuga päris tihti, et eelmisel aastal oktoobris tuleb meelde, oli ikka täiesti selline täitsa tõsine rünnak umbes 20 Iraani sellisele nagu objektile, aga see oli siis selleks, et Iraani õhutõrje võimekust tookord maha võtta nad väidetavalt või põhiliselt sellepärast. Eelmise aasta kevadel oli ka sarnane asi, kus ka nende radareid rünnati või tehti. Aga nüüd me räägime siis ikkagi nagu suurest rünnakust sadade lennukitega ja väga-väga paljude objektidega, mida sihiti, ja eesmärk on põhimõtteliselt hävitada Iraani tuumaprogramm. Et see on selle asja eesmärk, see tähendab seda, et tegemist on ikkagi sellise eksistentsiaalsel tasemel sõjaga. Merili, millega võib Iraan vastata ja mis on nende võimekus? Seda on hetkel väga keeruline öelda. Alustuseks on teadmata see, et kui suure löögi Iisrael täna öösel Iraanile andis ja kui mitmeid rünnakuid nad kavatsevad järgmiste päevade jooksul jätkuvalt korda saata. Me teame juba seda, et mitmed tuumarajatised on saanud kannatada. Iraani õhuvägi on olnud väga nõrgestatud ja Iisrael on näidanud, et neil on ikkagi tõsine domineerimine õhuregioonis ja hukkunud on mitmed Iraani kõrgemad sõjaväelased. Siis see kindlasti mõjutab seda, et kas seda nad kindlasti annavad. Nad on juba praegu alustanud Iisraeli vastu droonirünnakut, ründavad kindlasti ka ballistiliste rakettidega. Sõltub sellest, et kui hästi Iisrael suudab need rünnakud nüüd vastu võtta, ära tõrjuda. Laiemalt on Iraani jaoks mure selles, et nende tegevus Iisraeli vastu on pigem olnud selline varisõda, kasutades ära teisi regioonis olevaid rühmitusi või liitreid, kus on selleks siis Hezbollah Liibanonis või varasemalt Assadi režiim Süürias, Houthid Jeemenis, et nad on kuni eelmise aastani nad soovisid vältida sellist otse konflikti Iisraeliga, arvestades seda, et Iraan on Iisraeli vastu ikkagi pigem nõrgemas positsioonis. Nüüd nad on olukorras, kus neid rühmitusi, mida nad on aastakümneid toetanud, sisuliselt kas enam ei ole, nagu selleks on Assad Süürias, või nad on olnud äärmiselt nõrgestatud, nagu Hezbollah Liibanonis, et see eeldaks, et Iraan kasutas siis rohkem rünnakuid omaenda territooriumiks, mida nad siis eelmisel aastal, nagu Eelik välja tõi, proovisidki teha, aga need rünnakud olid sellised, et nad mitte ei tõstnud Iraani võimekust Iisraeli heidutada, vaid pigem näitasid Iraani ikkagi selline nõrgemast positsioonist. Jah, need kohale Need rünnakud ikkagi, mõned raketid tulid läbi, aga suure osa sellest Iisrael koos oma liitlastega suutis ikkagi alla lasta, enne kui nad tabasid Iisraeli territooriumit. Ja need ongi
Iraan natukene selles kahvlisse, et nad kindlasti peavad reageerima. Kui varasemalt võiks öelda, et Iraani vastutegevus Iisraeli suhtes on olnud pigem selline mõõdukas, siis nüüd nad kindlasti kaldavad omaenda režiimi kukkumist, aga samal ajal kas nende sõjaline võimekus on nii tugev, et tegelikult Iisraelile selline väga tugevat vastulööki anda, et see on see lahtine küsimus, mida siin praegu kõik rahvusvaheliselt väga hoolega jälgivad. Jah, just, et need eelmised rünnakud ikkagi näitasid seda, et kohale on väga raske jõuda, aga praegu hetkel, kui me räägime, siis toimubki ka sama asi, et ennekõike siis Jordaania, aga ka Iisraeli enda õhutõrje ja ma ei tea, kas ka mingil määral ameeriklased, kellel baasi on seal omajagu tegelevad nende droonide ja rakettide mahavõtmisega või vähemalt droonide, et rakettide kohta ma praegu ei oskagi öelda, kas neid on saadetud või mitte, aga siiski selle rünnaku enda ulatus ja ka sellele eelnenud retoorikaga Iraani väejuhtide poolt just siin viimastel päevadel, kui üha enam hakkas selgeks saama, et Iisrael on niisuguse plaani teinud sellist rünnakut ette võtta, siis see oli ikkagi tunduvalt sõjakam ja otseselt on ka öeldud, et sellisel juhul ei ole ka varianti, et nad peavad ka Ameerika piirkonnas olevaid baase ründama näiteks on ähvardatud, mis on selles mõttes loogiline, et nende enda võime Iisraelit kuidagi kahjustada ilma nende Ameerika baaside tõttu on väga madal, aga teisest küljest see oleks ikka täiesti teistsugune eskalatsioon. Miks just nüüd? Me loeme Iisraeli võimude väidetest siis, et Iraanil olevat võimekus paari päevaga tuumarelv luua. Kas me usume neid? See on väga suur küsimus selles mõttes, et fakt on see, et alles äsja praegu rahvusvaheline tuumaenergia agentuur andis välja oma sellise hinnangu või raporti, mis oli üle aastakümnete kõige nagu alarmeerivam. Et Iraan on väga kaugel, nad tegeleb sellega, ta ei jälgi oma rahvusvahelised kohustusi, see on olnud juba nüüdseks päris palju aastaid niimoodi ja et Iraan on tuumarelva saamisele ka tõeliselt lähedal. Et see osa ilmselt on õige, Iisraeli versioon on see, et see on siis nagu päevade küsimus, kuni omandaks seal 10+ tuumalõhkepead ja see nüüd ongi siin see, mis ilmselt kujuneb selliseks arutluskohaks, et Iisraeli väide on see, et see on siis nii-öelda nagu ennetav rünnak vahetult kohe tulemas olnud rünnakule. Et see väide, seni sellel nagu, see ongi selline asi, mida on väga keeruline üldse kinnitada või veenda, aga pigem tundub, et tegemist on ikkagi sellise üldise rünnakuga selleks, et kunagi tulevikus tekivad põhimõtteliselt ikkagi eksistentsiaalset ohtu Iisraelile neutraliseerida või vähemalt seda ajas väga palju jälle tagasi lükata seda Iraani tuumavõimekust. Iraan just värskelt oli teada andnud, et nad hakkavad ehitama endale siis neil 2 sellist olulist baasi on, kus tuumarikastamine käib, et nad hakkavad ehitama 3. Ise nad on ka loomulikult kinnitanud, et nad teavad relvade võimekust, mis on Iisraelil, need punkrite purustajad ja kõik need muud, et need on ehitatud nii sügavale maa alla ja sellisel moel, et neid ei saaks purustada ka ameeriklaste relvadega. Et see on kõik veel praegu segane, kuidas see tegelikult on, aga fakt on see, et igal juhul kogu see tuumaprogramm ka oma tippteadlaste tapmisega täna öösel on saanud igal juhul nagu väga suure paugu. Merili, kui... Ma tõstakski esile seda tippteadlaste hukkumast, et rajatisteks teadlased on need, keda Iisrael on aastate jooksul ikkagi sihikule võtnud, proovides siis selle meetodi kaudu anda selline Iraani tuumaprogrammile kõige rängemat lööki, et nad ei jõuaks selle faasini, et nad hakkaksid relva välja töötama, aga eks see ongi nüüd lahtine küsimus, sellepärast, et olen näinud ka neid spekulatsioone, et Iraan võib praegusest toimuvast ikkagi teha selle järelduse, et relva väljatöötamine on nüüd nende viimane abinõu, mida nad kindlasti peavad ära tegema. Iseasi jällegi on see, et kas neil on selle jaoks nüüd enam võimekust. Et
väga palju sõltub sellest, et milline on mõju juba toimunud rünnakutel, kuidas situatsioon edasi areneb. Ja see on kõik hästi lahtine hetkel. Jah, ma täiendaks Merilit veel sellega, et see on hinnangute küsimus ja selles osas tegelikult mingid nagu üheseid fakte ka ei ole, aga ma arvan, et Iraan on selle järelduse juba ammu ära teinud, et tal ei ole teist teed. Ma tuletan siin natuke ajalugu meelde, et siiski Ameerika ja Euroopa riikide ja Iraani koostöös lepiti kokku niinimetatud Iraani tuumaleppe, mis rakendus siis 2016. aastast, mille sisuks oli see, et Iraan ei tohi rikastada oma siis uraani kõrgemale tasemele kui siis 3,65% või umbes seal kandi, selline madal tsiviilkasutus rikastustase ja tegelikult Iraan seda ka järgis, et see on ikkagi rahvusvahelise tuumaagentuuri põhiline nagu, või selline nagu pidev ja kindel järeldus, et neid nõudeid järgiti, et siis tol hetkel ei rikastatud seda kuidagi ohtlikule tasemele või kõrgemale või edasi, aga siis, kui Donald Trump suuresti poliitilistel põhjustel kogu selle sealt Ameerikaga välja astus ja selle tuumaleppe nii-öelda nagu kuu peal saatis või seda maha tegi ja muutis kogu poliitikat Iraani suhtes veel tunduvalt selliseks agressiivsemaks, siis pärast seda on Iraan ikkagi selle tuumaprogrammiga jõudsalt edasi liikunud ja see, et näide, et neil täna on olemas võimekus siis 60% rikastada, nagu see rahvusvaheline tuumaenergia agentuur just siin mõned päevad tagasi ütles, näitab, et nad võtavad tegelikult seda relva loomist on tegelikult juba praeguseks aastaid võtnud väga tõsiselt. Küll olen siin näinud artikleid, mis ütlevad, et selleks, et tuumarelva luua, peab rikastama 90% tasemele uraani. Et seda neil selle aruande järgi justkui ei ole, aga Iisraeli info tundub olema teistsugune. Merili, milline on poliitiline olukord nendes riikides ja kui palju see mõjutab? Mida ma mõtlen on, et kui stabiilne on Iraani režiim ja mis seisus on Netanyahu ja kuidas see praegu toimub talle kasuks või kahjuks võib tulla? Alustame Iisraelist, et Netanyahu on hetkel ikkagi olukorras, kus ta Iisrael on pidanud sõda üle 1,5 aasta Gaza vastu ja ühtlasi ka Hezbollahi vastu Liibanonis, eriti nõrgestades mõlemat rühmitust. Ja Netanyahu ongi teinud praegu ära selle kalkulatsiooni, et tal on üle aastate võimalus ikkagi täiesti ümber kujundada jõusuhteid regioonis. Et see 7. oktoobril alguse saanud rünnak Iisraeli vastu Hamasi poolt on paradoksaalselt olnud kaasa olukorda, mitte paradoksaalselt, aga on lõppenud selle tagajärjega, et tegelikult sellised Iisraeli vastased jõud Lähis-Idas on ikkagi väga palju kas kahjustada saanud või ongi väga palju kahjustada saanud. Ja ühtlasi on tal Ameerika president Valges Majas, kes pigem on ikkagi oma suhtumises väga Iisraeli sõbralik. Kuidas reageerib Iraan, seda on raskem kirjeldada, jällegi sõltub sellest, et milliseks need sõjalised kahjud Iraani juhtkonnas praegu kujunevad, on teada ka seda, et ilmselt on hukkunud vähemalt üks kõrge poliitiline tegelane, kes siis seda tuumaprogrammi üle vaatas, et kui Iraan näeb, et nende enda võim võiks praegu ohtu seada, siis see kindlasti ärgitaks neid sellisele suuremale tegevusele. Iraani juhtkond oma riigis ei ole populaarne, aga samas minul on raske näha seda, et Iisraeli rünnak oleks see, mis tooks kaasa Iraanis sellise sisemise revolutsiooni ja ajatollade kukutamise.
Me oleme 15 minutit juba rääkinud ilma USA-d mainimata. Esmased sõnumid Washingtonist on siis sellised, et justkui distantseeritakse ennast sellest rünnakust, aga kas see tegelikult oleks olnud võimalik ilma vähemalt mingisuguse tagatoa heaks kiiduta? No kindlasti olid ameeriklased informeeritud, et see tuleb, aga siin on jah huvitav selline asi, millele võib-olla kõik kohe tähelepanu ei pööra, aga tegelikult ikkagi Trumpi administratsiooni ja Trumpi ja tema siis Lähis-Ida eriesindaja Steve Witkoffi nagu selgest välja öeldud eesmärk oli tegelikult Iraaniga teha uus tuumalepe, mille sisuks oleks küll see, et Iraan ei tohi üldse uraani rikastada, aga vastutasuks siis võiks arendada kaubandust ja kõike muud sellist teha ja see oli tegelikult väga suur ja põhimõtteline prioriteet ja sellepärast on olnud siin nagu näha, et Trumpi ja Netanyahu vahel on ka siis ikkagi erimeelsusi või nagu sellised erileerides ollakse, et Trump on pigem siin olnud lähedasem Saudide ja teistega seal Lähis-Idas, et justkui tekib mingisugune selline olukord, kus Netanyahu tegutsemine on mõnes mõttes Ameerika administratsiooni kiuste või nende huvidega mitte kooskõlas, et nad tõesti on pingutanud palju, et Iraani probleemi teisel viisil lahendada ja see võib olla nagu ringiga võib ka peegeldada seda, et miks Netanyahu niisuguse rünnakuga nüüd ette võttis või võis võtta, on see, et Netanyahu selline rahvusvaheline positsioon ka Iisraeli sõjaga kaasas on ikkagi viimastel nädalatel oluliselt nõrgenenud ja halvenenud just sellepärast, et kõik, sealhulgas ka Iisrael ise, saab aru, et Gazaga ja Hamassiga ei peeta mingisugust nagu eksistentsiaalset sõda, et seal tehakse seda teistel põhjustel, poliitilistel põhjustel, laias laastus Netanyahu poliitilise positsiooni kaitseks ja selle positsiooni kaitseks, et ära hoida võimalustki mingiks kahe riigi lahenduseks, mis ei ole Netanyahu ja tema koalitsiooni eesmärk või kuidagi, ja see on tähendas rahvusvaheliselt üha kehvemasse seisu jäämist ja rahulolematust. Ent nüüd, kus me räägime ikkagi, nagu ma ütlen, reaalselt eksistentsiaalsest konfliktist, kui on Iraanil oleks tuumavõimekus, siis on ikkagi ohus Iisraeli eksistents üleüldse. Nagu ma ütlesin, et Gaza ja Hamassi puhul see ei olnud niimoodi, ka Iisrael ise ei võtnud seda niimoodi, just sellepärast seda näitab ju see, et 7. oktoobri rünnak oli nii ootamatu nende jaoks, et nad ei olnud pidanud Hamassi isegi selliseks ohuks, kes oleks võimeline niisugust piiratud rünnakut tegema. Aga Iraan on palju tõsisem asi ja sellises olukorras jällegi ei ole ka tegelikult valikut Ameerikal ja USA'l, kui asuda jõuliselt Iisraeli selja tahast, et Iraani toetada, kes on piirkonnas väga palju ebastabiilsust loonud ja ehitanud aastakümnetega, on võimatu. Ehk siis toetus minnakse Iisraeli toetama, iseasi kas kui aktiivselt või kui nagu reaalselt relvadega või kõige muuga, aga Netanyahu pigem saab sellest nagu tuge juurde. Merili, kas Washington võidakse siis kista järjekordsesse suurde Lähis-Ida sõtta, mida Donald Trump on ju mõlemal ametiajal öelnud, et ta ei taha? Jah, see ongi hästi huvitav, et ma oleks ka arvanud, et ameeriklaste peamine eesmärk praegu on vältida sellise suure sõja valla pääsemist. Võib siis arvata, et Iisrael suutis kas siis piisavalt veenvalt põhjendada Ameerika administratsioonile, et see konflikt jääks ikkagi ainult Iraani ja Iisraeli vaheliseks, et selline laiaulatuslikult konflikti Lähis-Idas ei vallanduks. Selle asjaolu kaitseks räägib asjaolu, et Iraan on ju tegelikult Iraan ja tema käepikendused on olnud juba nii palju nõrgestatud, et ega Iraanil väga liitlasi regioonis, selliseid tugevaid liitlasi ei ole, kes võiks neid toetada. Võib olla ka lihtsalt see, et Ameerika praegune administratsioon ei adu, kui potentsiaalselt ohtlik võib see rünnak, Iisraeli rünnak Iraani suhtes olla.
Teisest küljest, kui Iisrael suudabki nüüd väga eduka operatsiooni läbi viia, nii nagu nad suutsid tegelikult seda teha Hezbollahi vastu, siis Iraani ekspansiivse välispoliitika nõrgenemist Lähis-Idas tervitavad nii Iisrael, Ameerika kui ka paljud teised piirkondlikud riigid. Erik, mida see meile tähendab ja näiteks sõjale Ukrainas? Ma mõtlen siin, esimesed mõtted, nafta hinna tõus võiks soosida Venemaad ja Ukraina sõda tõenäoliselt vajub natukene rohkem unustusse, nii nagu ka nende 2023. aasta rünnakute puhul. Jah, täpselt need kaks asja, mis sa välja tõid, ma oleks ka tahtnudki tuua seal, et ma arvan, et see on Putinile sellest, esiteks tuleb, see on Putinile selles mõttes just hea, ongi see, et nagu kingitus, et veel vähem on tähelepanu tema survestamise peal, tähelepanu läheb Ukraina sõjalt veel rohkem ära, täpselt nagu Gaza sõjaga see juhtus, ja nafta hinna tõus praegusel hetkel on ikkagi Putinile nagu eluliselt oluline küsimus, kuna nafta hind oli oluliselt langenud, ja see nagu selge suure surve pani Vene riigieelarvele viimastel kuudel ja väga Vene võimekusele ka see tänu sellele oma seda majandust ja ühiskonda kuidagi nagu arendada või see sõjamajandust just. Ja selles osas on see kahtlemata meie ja Ukraina vaatest halb areng. Teine pool sellest on muidugi see, et Iraan ja Venemaa on ikkagi lähedased liitlased, koos arendavad droone, koos jagavad relvi ja see osa on jälle nagu nii ja naa. Et kui ma arvan, et seal on Putinil selles mõttes nagu huvide konflikt. Merili, mis võiks olla see, mida järgmise, 24-48 tunni jooksul kõige enam jälgida? Mina ütleks seda, et milliseks kujuneb Iraani vastulöök ja kui hästi Iisrael suudab neid tulevaid tsoonid on juba teada antud, et küllap tulevad ka raketid, et kui palju Iisrael suudab neid tõrjuda, sellepärast, et siiamaani Iisrael pigem on olnud tõhus, aga Iraan on siiamaani ka rohkem ikkagi valinud oma rünnakute sihtmärgiks sõjalisi objekte. Nüüd nad võivad astuda kaugemale ja sihtina näiteks ka tsiviilrajatisi või linnu laiemalt. Ja ikkagi see, et jätkuvad Iisraeli rünnakud Iraani vastu tulenevalt oma sõjalistest võimekustest saab Iisrael seda teha just selliste järjestikuste löökide kaudu, ehk siis meil hetkel ikkagi veel ei tea, milliseks olukord kujuneb. Jah, kahtlemata me seda ei tea, see on õige. Igal juhul ja see Iraani reaktsiooni jälgimine selles mõttes on ikkagi lähitundidel ja päevadel üliolulist, et siin tundub olema, kuna tegelikult viimastel päevadel räägiti sellest, et see rünnak tuleb ja Ameerika viis ju oma diplomaatilisi esindusi vähendas ja näha oli, et selleks valmistutakse või seda osati oodata ja ometi kuidagi tundub, et Iraani tabati nagu viisil, milleks nad ei olnud valmis, sest et ikkagi see, kui sul erinevate väeliikide tippjuhid, täiesti kõige kõrgemad riigikindralid hävitatakse ja kõige juhtivad tuumateadlased ka, siis see näitab, et Iraan suure tõenäosusega on ikkagi hetkel sellises nagu kuidagi sellises nagu väga šoki või haavatud seisundis, et nad pidid olema valmis, et rünnak tuleb, aga nad ei olnud valmis nii edukaks rünnakuks. Nüüd kui see, mida siin ajakirjanduses on räägitud, et see sõjaväe juhtkonna välja likvideerimine õnnestus, sellepärast, et nad olid kõik ühte kokku tulnud koos võib-olla ka tuumateadlastega, et see ikkagi tõesti näitab, et nad ei võtnud piisavalt tõsiselt Iisraeli retoorikat, ehk siis see, mida Iisrael suutis ära teha, natukene petta kogu maailma sellega, et räägivad, et ilmselt tuleb rünnak, aga et
keegi ei tea millal, arvati pigem, et see võiks juhtuda hiljem pärast pühapäeval toimunud Ameerika-Iraani siis kokkulepitud järgmist kõneluste vooru, et nad õnnestus ikkagi saavutada olukord, kus Iraan ei olnud valmis ei sõjaliselt ega poliitiliselt selleks, et selline suur Iisraeli rünnak nende tuumaprogrammi pihta tuleb just praegu. Nii, kõik, mis juhtub edasi, leiab operatiivselt kajastamist Delfis. Praegu aitäh Merili Arjakas ja Erik Moora. Mina olin saatejuht Herman Kelomees, kuulmiseni järgmisel korral.